Päätamissoovituste koostamiseks tuleks siis kaardi akna paremast servast juhtpaneelist vahetada alateemad, selleks on siis soovitused. Ja nüüd soovituste koostamist on võimalik teha kas hulgi, selleks siis tuleks valida mitu massiivi, mille kohta te soovitust koostate, aga lihtsam on seda teha siis vähemalt näites, praegu teeme seda ühe massiivi kaupa. Kõige kergem on kaardilt valida siis üks konkreetne massiiv, mille kohta te tahate soovitust kokku panna. Kopeerite siit selle massiivi numbri ja lisate siia reale ja teile otsitakse see massiiv siit välja. Ja te valite, on teil siin valikus see massiivi number siis lisatud. Nüüd järgmine asi, mida valida, on kultuur. Võtame selleks siis näiteks talinisu ja elemendid, mida siis välja arvutatakse koos ja korraga, on siis kaalium, fosfor ja lämmastik. Hulgi muutmise sakk on vaja eraldi lahti klikkida. Siit alt saame valida siis saagikuse, oletame, et selleks on näiteks 8 tonni hektarile. Valime siit eelkultuuri, eelkultuuride valik on siis teile siia lahti kirjutatud, saate nende hulgast valida või kui sobivat ei leidnud, saate selle alati jätta ka tühjaks. Sõnnikuga on samamoodi, et sõnniku tüüp tuleks täna sõltumata sellest, et kas te sõnnikut olete kasutanud või mitte, tuleks siit valida. Ja kui te seda ei ole kasutanud eelnevalt, siis jätate selle koguse lihtsalt nulliks. Ja klikite nuppu rakenda valitutele. Peale mida siis saate selle arvutusprotsessi käima vajutada ja natukese ajaga siis arvutatakse teile välja 3 elemendi väetamissoovitus. Nüüd klikkides siin massiivi peal näidatakse teile siis nende vahetute alade kaupa neid vastavalt valitud elemendile siis mitu protsenti massiivi kogupinnast see üks või teine ala katab erinevate siis soovitustega ja massiivi keskmise tabeli saate te samuti siia välja kuvada ja selle saate siit endale ka alla laadida tabelandmetena. Lisaks saate siis tabel või andmed alla laadida ka ruumiandmetena shapefile'i kujul, et kui me siin ka seda visuaalis pilti vahetame, et siis on nagu näha, et need ruumilised jaotused ja need tulevad siis kaasa ka laetud alade failina, mida siis saab kasutada teistes rakendustes. Nüüd, nagu eelpool öeldud, on võimalik neid soovitusi siis kokku panna ka valides siit mitmed erinevad massiivid, aga seda saab ka teha selliselt, et kui te klikite ikoonil impordi CSV seda nuppu ja siit avanevast üpikaknast nüüd omakorda siit alt osast klikkides ikoonil lae näidis CSV alla, siis lisatakse teie alla laaditud failide kataloogi üks andmestik, kus on siis näidis andmetabel, mis on nagu põhjaks, mida te saate ise siis täita ja klassifikaatorid eelkultuuride, kultuuride ja sõnniku kohta, et ei peaks hakkama neid käsitsi hiljem täitma. Et ma näitan teile ka seda näidistabelit, milline ta minu poolt täidetuna välja näeb. Ehk siis on massiivi number on esimene, teine valik on kultuur, eelkultuuride valikud, saagisoovid ja sõnnik ja nagu me ka siin käsitsi valikutes tegime. Ja kui siis tabel on teil koostatud enda soovituste kokkupanekuks, saate selle salvestatud tabeli siis lohistada siia vaatesse. Teile lisatakse need 3, minu näites siis oli 3 massiivi, kõik olid ühe kultuuriga suvinisu ja kui ma nüüd klikin nuppu lisaread, lisatakse teile nad siia paneeli alumisse osasse. Ja nüüd saate juba
klikkides nupule arvuta, välja arvutada selle 3 massiivi väetamissoovitused koos ja korraga ja need lisatakse teile siia ka ekraani vaatesse. Saate siin vahetada siis vastavalt seda elementi ja samamoodi, kas vaadata siis kogu jaotust ühe massiivi kohta või selle konkreetse massiivi keskmisi NPK väärtusnorme ja neid siis vastavalt endale ka alla laadida. Või siis laadida, nagu eelnevalt ütlesime, alla ka selle shape failina ja need lisatakse siis selle massiivi põhiselt eraldi kataloogi, nii et seda oleks mugav hiljem kasutada. Nii et selline kiire ülevaade väetamissoovituste koostamiseks.